Tere ilusat sügispäeva! Oleme Margitiga täna tulnud Roosi discgolfparki, et teha üks video, mida hästi paljud inimesed Margiti käest on küsinud ja ta palus minu appi. Mina siis koos diskspordiga aitan tal selle ära teha. Ja Roosi rajast lühidalt, tegemist on siis 18 korviga sellise hea harrastajate rajaga, kus on 2 par 4, mõned natukene raskemad par 3, kuid üldiselt par 3 kõik on sellised kõigile pöörditatavad, kindlasti parritatavad. Ehk siis vaatame, teeme täna ringi ära ja vaatame, kuidas meil läheb siin. Kõikide tänaste videovaatajate vahel loosime välja ühe ketta, mille on välja pannud Discsport ja kettaks on Aviar 3, millega ma ise putin Lucky Lore stambiga ja minu autogrammiga. Ja selleks, et see ketas võita, ei piisa ainult vaatamisest, vaid tuleks ka kirjutada kommentaar video alla, millisel rajal sa tahaksid näha järgmist videot. Kõige rohkem like või kõige rohkem kommentaare saanud park on siis järgmine park, kus Margit läheb ja teeb video. Lisaks, kui sulle ei meeldis tänane video, siis mine vajuta ka video all like ja pane telli kanal ja sulle jõuavad kõik uudised esimesena kätte. Roosi discgolfipargi esimene rada on 55 meetrit, par 3 ja tegemist on saare rajaga, kus siis avavise tuleb saada saarele. Saare mitu tabamisel jätkad mängu drop zone'ist ja lisandub skoorile +1. Minu valikuks on siin Innovator ja proovin visata Spike Heiserit, et ketas teravalt kukuks saarele ja jääks sinna pidama. Vaatame, kuidas läheb. Tundub, et läks täitsa hästi. Nii, vise õnnestus ideaalselt, olen siin kuskil 1,5 meetri peal ja puttimiseks kasutan ma Aviar TX3. Siin muidugi ei ole väga vahet, millega puttima lähed. Pöördi käes ja esimene rada, tulemus -1. Roosi discgolfipargi teine rada on 60 meetrit, par 3 ja tuleb mängida läbi tripla mando. OB jääb siis korvist vasakule, paremale korvi taha. Ja minu mänguplaan on siis selline, et selle sama Gatoriga, kuna ta on nüüd kõige ülestabiilsem keskmaa ketas mul kotis, siis proovin visata hästi madalalt ja juba kerges Heiseris, et ta siis kipiga lendaks korvi suunas. Aga vaatame, mis saab. Täpselt midagi sellist ma soovisingi. Nii, teisel rajal taaskord kuskil sellise 2,5–3 meetri peal. Putt sees, 2 rada mängitud, tulemus -2. Roosi discgolfipargi kolmas rada on 68 meetrit ja par 3. OB on vasakul ja korvi taga. Paremal ta pigem mängu ei tule. Minu mänguplaan ka sellel rajal on see sama Gator, mida ma 2 esimesel rajalgi viskasin. Ja tuules või sellise tugevama tuulega või lühikeste kontrollitud visete jaoks on ta just täpselt selline ideaalne ketas. Proovin visata kõrge Heiseriga paremale ja võiks jälle kukkuda korvi alla. Ja taaskord pargitud. Nii, taaskord siin 1,5 meetri peal ja putt sisse, 3 rada mängitud, tulemus -3. Roosi discgolfipargi 4. rada on 169 meetrit ja esimene par 4. Vasakul OB, paremal OB ja rada keerab kergelt paremale. Ehk siis esimesel rajal minu valikuks on minu koti kõige stabiilsem Freight ja sellega ma siis proovin visata esimese viske sinna kergelt OB suunas või OB peale. Distants ei ole siin oluline, kuna raja pikkus on 169 meetrit, siis 2 sellise keskmise viskega jõuad igal juhul kohale. Ehk siis esimene vise peab olema safe'is ja võib olla sellest kraavist või kivist kaugemal,
et oleks teine vise võrdlemisi lihtne. Ja enam-vähem sinna, kuhu tahtsin maanduda. Nii, järgmine vise siis siit kuskil selline 65-70 meetrit. Korvi ümber on tekkinud ajutised mutimulla multsi hunnikud, mis siis tõenäoliselt aetakse siin kohe-kohe laiali, et oleks pind natukene kuivem korvi ümbruses. Et väike lisatakistus, aga ärme lase sellest ennast segada. Ja viske ma teen oma kõige ülestabiilsema Firebirdiga, proovin taaskord sinna vasakpoolse multsi hunniku peale visata enam-vähem ja sealt ta siis võiks eeskäega feidida korvi suunas. No nii, sinna hunnikusse ma sattusin. Nii, maandusime siis siia multsi hunnikusse. Kui seda ees ei oleks olnud, oleks umbes võib-olla teisel pool sama kaugel olnud, et suurt hullu ei ole. Väike lisatakistus see hunnik on, aga vaatame, kuidas meil läheb. No nii, 4 rada tehtud, esimene par 4 ka seljatatud ja tulemus hetkel -4. Roosi discgolfipargi 5. rada on 100 meetrit, par 3, OB on vasakul olev tee. Ja muid takistusi väga palju ei ole. Loomulikult naturaalne OB on parempoolne võsa, kus ei taha sees olla. Ja on ka mõned multsi hunnikud siin täna ees meil, mis annavad sellist natukene lisavürtsi. Aga minu viskeks siis stabiilsuselt selline mitte nii ülestabiilne vreit, kui oli eelmine. Selle proovin kerges aiseris välja visata, võiks korraks natukene flipata, lennata sinna võsa suunas, enne võsa hakata korvi poole feidima. Aga vaatame, kuidas reaalsuses läheb. No tundub täpselt selline, nagu tahad, et see vise oleks ja üsna korvi lähedal. Nii, jõudsin siia kuhugi jälle 3 meetri peale. Ees on mul taaskord väike multsihunnik, et need putid liiga lihtsad ei oleks, aga vaatame, proovime ära panna. Korvist on, 5 rada on mängitud ja tulemuseks -5. Roosi discgolfipargi 6. rada on 108 meetrit ja par 3. OB on asfaltplats või selline väike asfaldijõgi siit metsast välja minnes. Ülejäänud on rohkem selline naturaalne OB ja korvi taga ja korvist paremal samamoodi on selline natukene võsane ala, kus võib-olla ei taha olla, aga OB-d seal ei ole. Minu viskeks on taaskord selle ülestabiilse vreidiga eest kätt ja proovin saada võimalikult korvi lähedale. Tundus päris hea, võib-olla natukene pikaks, aga lähme koha peale ja siis näeme. Maandusin korvist selline 8 meetrit pikaks ja natukene siis tiiala suhtes vasakul. Ja ega see väga halb koht ei ole, midagi ees ei ole. Ainukene miinus on see, et küljetuul puhub siit diagonaali paremalt vasakule vastu, ehk siis on selline puttimise jaoks üks raskemaid tuuldasi, aga proovime. Läks sisse, leidsin täpselt selle tuulekäpi, kus tuul kadus ära ja sain teha oma tavapärast putti. Meil on mängitud 6 rada ja tulemus on 6 alla.
nii, Roosi discgolfi pargi 7. rada on 67 meetrit, par 3 ja raja teeb võib-olla raskeks see, et korv on asetatud väikese künka peale ja korvi ees vahetult seal mõni meeter on väike OB jõgi või OB kraav, kuhu ei taha maanduda. Minu mäng antud rajal on siis selline, et Sexton Firebirdiga proovin visata selle parempoolse kase peale või üle selle ja ta võiks haiseriga siis kukkuda sinna kuhugi korvi lähedale. Kõige hullemal juhul lähen korvi lähedal OB-sse ja heal juhul olen seal kuskil korvi lähedal. Jäi natukene kitsaks, oleks tahtnud sealt kasest natukene pealt või paremalt minna, aga mingi putt on olemas ja lähme proovime. Nii, avaviskega maandusin siia üsna korvi lähedale, sai kerge rolli ja rollis ütleme selline 3-4 meetrit edasi ja olen siin kuskil 7 meetri peal. Otsevise on natukene takistatud, siin oksad jäävad ette, ehk siis on vaja teha esimene harkputt. Ja vaatame, kuidas meil harkputiga läheb. Ja on ka päeva esimene harkputt sees, ehk siis praegu oleme siin ideaalsel ringil, meil on 7 korvi mängitud, tulemus 7 alla. Roosi discgolfi pargi 8. rada on par 3 ja 79 meetrit. Selle raja teeb raskeks see, et siin on palju väikseid käppe, on eestkäe võimalus vasakult minna päris keskelt sellise sirge fairway või keskmaaga või siis paremalt natuke stabiilsema kettaga, mis siis ennem seda suurt kaske hakkab ära keerama ja saab võib-olla väikse skipi sinna korvi poole. Ja on ka 4. variant üle nende puude, aga ma valin täna tõenäoliselt kõige populaarsema tagantkäe käpi, ehk siis siit 2 puu vahelt läbi selle kase suunas ja võiks ennem kaske hakata natukene ära keerama. Aga vaatame, kuidas ma taban. Seekord ei tabanud, sain sellele vasakpoolsele puule pihta, aga kas siis pikk putt või esimene 3. Nii, jõudsin siis siia kuskil korvist 30 meetri peale. Selline puurägastik on täpselt ees ja minu jaoks kõige loogilisem variant on Innova Star Ratiga eest käe kerge annukaga korvi suunas lendama panna ja võiks jääda sinna korvile võrdlemisi lähedale. Aga proovime. Jep, jõudsin sinna kuhugi 4 meetri peale, et võiks olla putitav. Nii, jätsin ennast siia umbes 4 meetri peale, nagu ennem rääkisime, ja ei tohiks olla liiga keeruline putt. Putt on sees, 8 rada mängitud, esimene nii-öelda komistamine ja tulemus 7 alla parri. Roosi discgolfi pargi rada number 9 on 68 meetrit ja raja teeb raskeks see, et viskama peab sisuliselt siia koridori, mis nende betoonpostide vahel on. Umbes raja keskel on topeltmando, kus siis tuleb vahelt läbi mängida ja korvi taga võrdlemisi lähedal seal mõne meetri peal on juba ka OB, ehk siis esimene ülesanne on saada mandost läbi ja teine ülesanne selgub peale esimese ülesande täitmist. Mina viskan siin rajal Star Ratti eest käega, proovin kerges aiseris välja panna, et tuleks püsti ja lendaks sirgelt korvi suunas. Natukene oli õnne, natukene jäi madalaks ja ei jõudnud ketas nii-öelda püsti tulla, aga sain mandost õigelt poolt läbi,
olen seal kuskil korvist, ma ei tea kui kaugel, lähme vaatame, kuidas edasi mängime. Nii, jõudsin avaviskega siis Mandost siit mõni meeter edasi, olen korvist kuskil 18–20 meetri peal, taga hinnanguliselt kuskil 5 peal umbes võiks olla siis see OB, aga kuna tegemist on ikkagi rahvaüritusega, siis lähme anname väikese run'i ja vaatame, kuidas välja tuleb. Suund, kõik oli õige, jäi natukene madalaks ja võtame lihtsa 3. Nii, jäin siit postipõrkest kuskil 3 meetri peale, ehk siis tõstame oma teise Aviar 3-ga selle asja ilusti kettidesse ja peale 9 rada, peale poolt ringi on tulemus 7 alla parri, 2 viimast rada võtsime parriga kahjuks, aga õnneks eelmised 7 võtsime pöördiga. Roosi discgolfi pargi 10. rada on parr 3 ja 94 meetrit. OB-d antud rajal ei ole, aga sellist naturaalset OB-d või siis ohtu on piisavalt. Puid on igale maitsele ja tõenäoliselt põhikoridor on siit eest käega esimesest august läbi, flippab korraks püsti, läheb natukene üle, tuleb lõpus korvi poole tagasi ja siis võiks olla seal korvi lähedal. Mina valin taas kord oma ülestabiilse Freidi, viskan ta hästi kerges anaiseris välja ja vaatame, mis tulemuse toob. Nüüd sai anaiserit natukene palju, viskasin selle raja natukene pikaks, võib-olla parem valik oleks olnud Firebird, kuna distantsidraiverid kipuvad natukene pikaks lendama, aga lähme vaatame, loodetavasti mingi putt on siiski olemas. No nii, avadrive läks natukene rohkem pikaks, kui oleks tahtnud, ehk siis nüüd ma võin üsna kindlalt öelda, et fairway driver oleks õigem valik olnud siin rajal. Aga maandusime umbes 12 meetrit üle korvi ja vaatame, kuidas meil läheb. Üks pikk putt peab ka ju minema. Täpselt natukene madal, suund oli õige, võtame 3. parri järjest, kõik on hästi, ühtegi bugi ei ole ja loodame, et nii ka jääb. Nii. 10. korv sai mängitud, 3 rada ilma pöördita, nagu just ütlesin, ja tulemus 7 alla parri, ehk siis tegelikult tulemus on veel täitsa korralik. Roosi discgolfi pargi 11. rada on parr 3 ja 88 meetrit. OB-d siin rajal ei paista olevat, aga peale korvi kohe on selline väike kallak alla, ehk siis ei tahaks jätta oma putti pikaks ja nii-öelda lühikeseks siia poole korvi, ehk siis pigem kui valida saab, siis viska avadrive pikaks, saad alt üles puttida ja teed endal elu lihtsamaks. Aga minu vise antud rajal on Firebirdiga ja proovin visata seda parempoolset auku, saada ta ennem korvi maha, väike skip ja võiks olla kuskil mingil putil. Aga proovime. Jäi taaskord natukene madalaks, võib-olla tuul tõstis nina püsti natukene sirgeks ja ei saanud seda lõpus kippi, aga ma arvan, et mul on ikkagi mingine pöördivõimalus olemas, mingi putt on olemas, lähme proovime ära panna. Nii, drive jäi natukene sirgeks, maandusime siin kuskil 10–11 meetri peal korvist paremal ja proovime, äkki siis nüüd on see putt, mis läbi nende puude maandub kettidesse. See ei ole see putt. Nii, peale siis päeva esimest ässa olen siin korvist 5–6 meetri peal ja loodame, et sellega läheb natukene paremini kui eelmise putiga.
no kui ikka rada halvasti läheb, siis ta läheb lõpuni välja halvasti. Tuli putt täpselt postist välja ja mis seal ikka, võtame siis Roosi discgolfi pargi esimese pugi, tõstame sisse 4, aga tasub säilitada rõõmus meel, sest seda võib juhtuda kõigil. Roosi discgolfi pargi 12. rada on 142 meetrit ja see on siis pargi teine par 4 rada. Raja alguses on Mando puu, millest tuleb mängida mööda paremalt ja paremas ääres kuni lõpuni välja jookseb OB-joon, mis siis lõpus keerab ka korvi taha. Ehk siis jälle 2 viske kokkuvõttes esimene ei pea olema väga pikk, sest et see rada ise ka ei ole pikk. Ehk siis selline 70-80 meetrit esimeseks, kui saad pikema viske, siis lähenemine oluliselt lühem. Aga vaatame, proovime. No nii. Vise täitsa viisakas, väike skip ka ja lähme vaatame. Ma arvan, et selline 60, 50, 70 on veel minna, aga jõuame kettani ja teeme selgeks asja. Nii, jõudsime avaviskega piisavalt kaugele. Siit on jäänud selline 50-60 meetrit. Kuna on ka kerge tuul, siis ma valin taaskord oma lähenemiskettaks Gatori. Viskan ta julgelt vasakule välja ja las ta siis töötab ise korvi suunas tagasi. Ja loodame nüüd peale pikka pöördipõuda ja jubedat pugit, mis eelmisel rajal sisse tuli, saada taaskord pöördilainele. Tasub taaskord rõõmu tunda, sest et oleme taaskord jõudnud pöördilainele. 12. rajal ma tõstan sisse poole meetri pealt oma ringi 8. pöördi, sisse on tulnud ka üks pugi, ehk siis tulemus taaskord 7 alla. Roosi discgolfi rada number 13, 91 meetrit, par 3, OB on vasakul olev betoonala ja seal on ka üks väike liivapunker, mis on OB, aga loodame, et liivapunkrisse me ei jõua või ei lähe ja proovime siis Sexton Firebirdiga, sellise kerge haiseriga sättida ta üle selle punkri ja väikse skipiga siis sinna betoon asja alla, kus korv peal on. Umbes täpselt nii nagu soovisin, ketas maandus ennem korvi paremal, sai mõnusalt tugeva skipi ja peaks olema seal 3-4 meetri peale. Nii, maandusime siia kuhugi 5 meetri peale. Korv on natukene kõrgemal, aga kuna praegu tuult väga palju ei ole, siis ma pikalt ei lobise. Proovin kiirelt selle puti ära panna. Ja rada number 13 tõi meile siis tulemuseks -8. Roosi discgolfi pargi rada number 14 on 58 meetrit. Raja teises kolmandikus on Mando, millest peab mööda mängima vasakult. OB jookseb algusest lõpuni vasakult paremale ja keerab ka ümber korvi, ehk siis OB on igal pool ja Mandost peab ka ümber mängima. Ja minu viskeks on taaskord eest käega Scott Widersi Gatoriga ja proovin ta ennem korvi ja peale Mando puud kuhugi maha saada, väike skip ja kui läheb hästi, siis putime taaskord pöördit. Ütleme nii, et eestkäev ise taaskord jäi natukene madalaks, aga sai üsna hea skipi
nüüd ma pole päris kindel, et kas ta nüüd selle teise skipiga ei läinud taha OB-sse, aga lähme jalutame sinna ja vaatame üle. Nii, skipasime siis 2 skipi abil korvist natukene pikaks, kuskil selline 8-9, pigem 9 meetri peal. Ja väga palju ohtusi ei ole, kui korvist täitsa mööda ei viska, siis vasakul on seal OB kolmnurk, aga proovime siis ühe pikema panna korvi. Oi kui madal. Suund väga hea, kõrgus väga halb, tulemuseks 3 mängitud 14 rada ja oleme jätkuvalt -8 peal, kui ma nüüd ei eksi. Roosi discgolfipargi 15. rada on 76 meetrit, par 3, OB on betoonala korvi taga ja korvist paremal. Korvist paremal ta pigem mängu ei tule, korvi taga on ta kuskil 10 meetri peal, umbes võib-olla natukene lähemal. Minu mäng taaskord siis selle ülestabiilse Gatoriga proovin paremale tugevalt välja visata ja väikse skipiga siis sinna kuhugi kivide suunas saada. Aga proovime. Sai skipi natukene vähem, kui ma oleks tahtnud, aga mingi putt on olemas ja võib-olla täna või võib-olla see on siis nüüd see putt, mille me ära paneme. Nii, kuna vise jäi natukene madalaks ja skipi ei saanud nii palju, kui ma oleks lootnud, siis jäime oma avadraiviga kuskil 10 meetri peale. Kõrgendatud korv ja mis siin muud ikka, tuleb ära panna. Jep, lõpuks ometi tuli see pikk putt ja väga hea korvi peal. Peale 15. rada oleme siis tulemusega 9 alla ja liigume edasi 16. Roosi discgolfipargi 16. rada on 51 meetrit ja korvi ümbritseb saar ning korv on sellise kõrgendiku peal. Tundub väga lihtne see rada, aga võib tekitada mängus sellise korraliku 6, 7 või 8, kui lähed puttima ja ära ei putti. Ehk siis proovime esimese viskega saada sinna mätta alla, kust on lootust puttida ja vaatame, kuidas meil läheb. No nii, nüüd jõudsin sinna ülesse betooni peale, drop zone'i ette, et tõenäoliselt üks parimaid kohti, kus ma olnud olen, aga lähme koha peale ja vaatame ikkagi üle, kas on kõige parem koht. Nii, läbi õnne või õnnetuse jäin ma siis siia täiesti ülesse betooni peale. Kui ma ennist ütlesin, et üks parimaid kohti, kus ma olnud olen, siis jätkuvalt ma eelistaksin umbes sama kaugust, aga siis selle mätta alt, kus saab natukene nina ülesse puttida, aga ütleme nii, et ka see putt ei ole väga ebameeldiv, et proovime anda endast parima. Seekord läks hästi, 16. rada ja kui ma nüüd ei eksi, siis 10 alla, eks, peaks olema, et hakkavad need numbrid sassi minema, päev on pikk olnud. Aga lähme edasi, lähme 17. ja proovime sama hästi jätkata. Roosi discgolfipargi 17. rada on 100 meetrit ja par 3. Raja vasakus servas on OB, korvi taga OB ja korvist ka paremal paistab OB. Raja alguses on 2 puud, millest on vaja siis kas keskelt läbi visata, vasakult või paremalt. Ehk siis, mis joonistab välja 3 erinevat liini. Eestkäega on võimalik vasakult mängida, sirge keskmaa või fairway kettaga keskelt ja natukene stabiilsema fairway või driveriga on siis võimalik ka paremalt üle OB minna. Aga minu valikuks
Sexton Firebird eest käega ja proovin seda kõige laiemat liini minna. Peaaegu sees. See oli positiivne, negatiivne oli see, et ma pidin minema puust vasakult, läksin paremalt, aga oleks võinud vähemalt sisse minna. Nii, kuna vise ei tulnud täpselt selline, nagu ma eeldasin, ehk siis puust vasakul, siis peaaegu kogemata ma oleksin kette kolistanud, mida aga ei juhtunud ja peaaegu ei loe. Aga õnneks maandusin siin kuskil 4 meetri peal ja on täitsa lootust veel üks pöördi saada. 17. rada läbitud, tulemus -11 ja üks rada veel minna. Lähme aga edasi. Roosi discgolfipargi 18. rada on 67 meetrit ja ainukene või üks väheseid takistusi on siin siis vasakul olev veekogu, mis on OB ja lisaks on ka korvi ümber sellised, kuidas nad neid kutsuvad, mozzarella stikid, kuhu siis pihta visates võib selle ketta kuhugi minema lüüa või võid jääda natukene pikemale putile, aga proovime neile mitte pihta saada. Viskame taaskord seda väga usaldusväärset Gatorit paremale, natukene kõrgele, kerge saiseris ja ta võiks jõuda sinna üsna õigesse kohta. Nosti, natukene pikaks läks, aga loodetavasti jäi sinna künk alla, saame ära puttida ja lähme otsime üles ketta. Nii, viimasel rajal avavise läks natukene pikaks, kukkus siia tagumise külje peale ja tõenäoliselt sai nendest puitpostidest sellise 10-meetrise rolli. Olengi kuskil siin 11, võib-olla 12 meetri peal ja proovime ära panna, kuigi viimasel lühikesel rajal ei tahaks kunagi nii pikal putil olla ja eriti veel ka vastu tuules. Natukene jäi puudu, putt ise oli hea, jõudis peaaegu, jälle selline sentimeeter 2 oleks võinud kõrgemal olla, oleks andnud sellise hea lootuse. Aga mis seal ikka? Parem kindel parr kui ebakindel pöördi, nagu öeldakse. Ja lõpetame siis Roosi discgolfi pargis 18-korvilise raja tulemusega 11 alla parri. Kindlasti on võimalik siin mängida paremini, aga kui nüüd hästi lühidalt see park kokku võtta, siis ma saan väga hästi aru, miks ta meeldib just sellistele harrastajatele, alustavatele mängijatele, et siin on hästi palju selliseid lühikesi viskeid vaja, on lühikesed par 4-d, lühikesed par 3-d ja mõned üksikud rajad, mis nõuavad natukene pingutust. Et annabki täpselt sellisele alustavale mängijale sellise parima feelingu ja ma loodan, et rajameistrid näevad siin veel vaeva, nad on hullult palju ära teinud, nagu tänagi nägime, olid multsihunnikud, mis tulevad ümber korvide, et see park iga päevaga areneb ja läheb paremaks ning kõik, kes ei ole veel discgolfiga tutvust teinud või on alustavad mängijad, tulge kindlasti, proovige Roosi park ära, siin on rajad täpselt teile ja ka kõigile teistele, kes natukene rohkem on mänginud. Aga kõik head ja näeme juba järgmistes videodes.